Tänapäevane meditsiinitehnika on jõudnud tasemeni, kus näiteks sisenedes operatsioonisaali võiks arvata, et oled astunud tähelaeva pardale. Kõige selle leiutamine ja loomine siin tähendab aga, et omavahel peavad tegema koostööd kaks täiesti erineva hariduse ja võib-olla ka täiesti erineva mõttemaailmaga inimest, arst ja insener. Mis on see liikuma panev jõud üldse, mis paneb meid otsima uusi väljundeid, uusi tehnoloogiaid, uusi ravivõtteid, uusi meetodeid patsientide raviks. Üheks väga oluliseks tõukejõuks on kindlasti sügav sisemine soov patsientide kannatusi leevendada. Ja see on olemas nii arstides kui insenerides. Ja see sügav sisemine soov loobki sellise koostöö või tahte, selle sünergia. Muu maailma teadlastega samaaegselt leiutatakse uut meditsiinitehnikat ka Eestis. Neeruasendusravi optilisel meetodil jälgiv seadeldis annab vere puhastamise protseduurile täiesti uue kvaliteedi. Eestis on umbes 300 inimest, kes vajavad ellujäämiseks nädalas mitu korda neerudialüüsi. See tähendab patsiendi aheldamist verd puhastava masina ehk kunstneeru külge tundideks. Diagnoose võib olla erinevad, et võib olla raske neeruhaigus, mille pärast oma neerud enam ei tööta, võib olla kõrgvererõhutõbi, mis aja jooksul neerusid kahjustab, võib olla suhkrutõbi, mis aja jooksul neerusid kahjustab, mõned kaasasündinud haigused. Nemad peavadki käima dialüüsil oma kas elu lõpuni või siis sinnamaani, kui nad saavad siirdatud, kellele siirdamine sobib. Dialüüsiprotsessita patsient sureks. 5 päeva, ütleme, võib-olla veel vastu pidada, aga 2 nädalat tavaliselt enam vastu ei peeta, et tõepoolest, et tavaliselt käiakse 3 korda nädalas või 4 korda nädalas, see tähendab üle päeva, 2-3 päeva peavad inimesed vastu enamus ilma, et oleks erilist probleemi, aga pikemad vahed kindlasti tekitavad probleemi ja on neid inimesi palju dialüüsil, kellel oma uriini üldse enam ei tule. See tähendab seda, et kogu vedelik koguneb organismi lisaks mürkainetele ja see tihtipeale saab hukatuslikuks, sellepärast et vedelik koguneb ja tekib kopsuturse ja mis võib olla surmav. Selleks, et saada teada, kui edukalt vere puhastamine läks, tuleks pärast igat dialüüsiprotsessi teha vereproov. See pole aga võimalik, kuna tekitab patsiendile liigset verekadu. Proovi tegemine on kallis ning vastuse saab kätte hiljem, mistõttu juba protseduuri jooksul toimunud verepuhastust enam muuta ei ole võimalik. Tegelikkuses võetakse vereproov seega kord kuus, mis aga tähendab, et paljuski toimub vere puhastamine ehku peale. Tegelikult masina juures selle põhilise töö teeb ära see väike filter, mis seal kõrval on. See on tegelikult see tehisneer, mis selle põhilise töö siis ära teeb. See tähendab, seal toimub inimese vere puhastamine. Ja kogu see suur masin on rohkem haige jälgimiseks ja haige protseduuri ettekirjutamiseks ja protseduuri jälgimiseks. Eesti teadlased on välja töötanud meetodi, kuidas vere puhastamist dialüüsiaparaadis suisa reaalajas mõõta. Arst näeb jooksvalt, mis verd puhastava vedelikuga toimub. Leiutiseni viis juhuslikult tehtud avastus, mis näitas, et dialüüsi doosi ja optilise neeldumise vahel on korrelatsioon. Füsioloogilist lahust, mis verd puhastab, tuleb lihtsalt läbi valgustada. Esmalt on vaja mõista, et neeruasendusravi jälgimisseade ei mõõda verd, vaid see mõõdab verd puhastavat vedelikku, kunsturiini või niinimetatud dialüüsaati. Kuna veres on suur hulk ainevahetuse jääkprodukte, mis tuleb neeruasendusravi käigus patsiendist dialüüsravi jooksul välja filtreerida ja seda tehakse läbi dialüüsifiltri,
kus ühel pool siis jookseb veri ja teisel pool see nimetatud dialüsaat, siis see dialüsaat kannab kõik need ained verest välja ja viiakse kanalisatsiooni põhimõtteliselt. Ja kuna veri ja jääkaine on omavahel seotud, siis piisab sellest, et me mõõdamegi jääkaines, dialüsaadis neid jääkained ja me teame ka selle tulemusena, mis patsiendi veres toimub. Mõõtmiseks me kasutame valgust. Selle valguse sagedus on kõrgem kui inimsilmale nähtav valgus ja seepärast kutsutakse ka teda ultraviolettkiirguseks. Kui need ainevahetuse jääkproduktid on tegelikult inimsilmale nähtamatud, siis ultraviolettkiirgusele on nad nähtavad. Nad omaksid nagu kujuteldavaid värve ultraviolettkiirgusele. Ja valgustades seda dialüsaadi vedelikku ultraviolettkiirgusega saame me mõõta valguse tugevust, mis sealt dialüüsivedelikust läbi läheb ja selle abil kindlaks määrata jääkainete hulga dialüüsivedelikus, mis on seotud siis jääkainete hulgaga patsiendi veres. Siin on siis näha, et jääkained, mis voolavad dialüsaadi vedelikus, nad neelavad siis seda valgust, mis valgusallikast tuleb ja mida detekteeritakse siis detektoriga. Ja mida rohkem need jääkaineid on, seda suurem on meie poolt mõõdetud valguse neelduvus. Dialüüsravi ajal veri puhastatakse, jääkainete hulk dialüsaadis väheneb ja ka meie valguse neelduvuse signaal läheb väiksemaks. Ja dialüüsravi tehakse siis nii kaua, kuni patsiendi veri on saanud piisavalt puhtaks, ehk meie signaal on siis vähenenud piisavale tasemele. See tähendab, et ehku peale vere puhastamist enam ei toimu. See aparaat võimaldab reaalajas jälgida neuroanestesiia ravi kulgu ja see annab arstile võimaluse koheselt saada tagasiside antud käimasolevast neuroanestesiia ravist. Ja kui on vaja, siis väga kiiresti ka reageerida, kui midagi peaks viltu minema. Sest paraku neuroanestesiia ravis on komplikatsioonid üsna sagedased. Teiseks, see neuroanestesiia ravi jälgimisseade võimaldab meile arutada välja kvaliteediparameetrid, mida arstid kasutavad neuroanestesiia ravi kvaliteedi hindamiseks. Ja kuna meil on nüüd võimalus salvestada iga dialüüsi kvaliteediparameetrid, siis arstil on võimalus teha neid tagasiulatuvalt analüüsi, kuidas mingi patsiendi neuroanestesiia ravi kvaliteet oli mingi perioodi vältel ja samuti teha selle põhjal prognoose, kuidas tulevikus ravi planeerida. Ja optiline meetod on kahjutu, nii et patsient tegelikult ei märkagi, et see mõõtmine toimub. See on ohutu patsiendile. Peale selle me ei kasuta keemilisi reagente ainete mõõtmiseks. See hoiab kulusid kokku laborianalüüside arvelt ja samuti on see keskkonnasõbralik. Ja patsientidel on vähem tüsistusi, komplikatsioone neuroanestesiia ravi jooksul ja see hoiab kokku ravikulusid. Ja patsient elab lõppkokkuvõttes kauem. Selline näeb välja siis kunstneuroaparaat tagantpoolt ja siin on näha voolik, kust voolab välja see kunstnuriin ja see optiline neuroasendusravi jälgimise seade ühendataksegi vot siia selle vooliku vahele. Et selles suhtes loomulikult kõik need reaalajas ja online mõõtmise lisaseadmed annavad meile väga palju juurde. Kusjuures väljatöötamisel on juba ka uue põlvkonna jälgimisseade, mis suudab anda veelgi täpsemat informatsiooni. Uue aparaadiga me saame mõõta erinevaid molekule, et kui vana aparaadiga on võimalik mõõta kiiresti eemaldatavaid väikseid molekule,
siis uue aparaadiga on võimalik määrata hoopis teistsuguse käitumisega molekule, näiteks suuri ja rasvaseid molekule, mida tänapäeval üldsegi ei saa määrata. Inimene oma olemuselt on väga keeruline organism, süsteem, kus inimese veri sisaldab tuhandeid erinevaid aineid, kus on erinevate füüsikaliste, keemiliste omadustega ained. Ja see tähendab seda, kui me verest peame välja viima erinevaid jääkaineid, on ka jääkained erinevate omadustega. On väiksemaid, on suuremaid, on rasvasõbralikke, on veesõbralikke. Ja dialüüsi käigus erinevad ained viiakse kehast välja erineva kiirusega. Olemasoleva neeruasendusravi jälgimisseadmega näeb arst ainult väikseid, vees hästi lahustuvaid molekule. Tegelikult suur hulk aineid jääb arsti jaoks täiesti tundmatuks maaks. Lisaks näitab täna olemasolev tehnika paljusid aineid ühtse kompotina. Aga siin laboris me selle suure kompoti lööme nüüd lahku, kus on niimoodi, et iga aine annab optilise signaali, mida me saame erinevalt analüüsida. Kokku tuleb üpriski suur andmemassiiv erinevate proovide, erinevate ainetega andmemaht, mille abil me siis töötame välja matemaatilise algoritmi, mille abil siis summaarsest signaalist, mida siis kohapeal arst näeb selle väikse karbikesega, on võimalik matemaatika abil siis väita, et selle signaaliga arst näeb seda ainet. Me avardame iga päev oma silmapiiri, et me tõenäoliselt praegu ei tea, kus me 5 aasta pärast oleme. Et see pilt on äärmiselt keeruline ja me ei tea, mis me võime sealt leida. Optilise meetodi abil loodavad Tallinna Tehnikaülikooli Biomeditsiini Instituudi teadlased koostöös siis arstidega leida lahendusi ka veresoonkonna haiguste varajaseks diagnoosimiseks. Veresoonkonna haigused on maailmas ja ka Eestis üheks sagedasemaks invaliidistumise ja surma põhjuseks. Kui meie veresooned on juba hakanud luppima, siis oleks äärmiselt oluline saada sellest teada võimalikult varakult. No see on kõige suurem probleem praegu, vaatame surmapõhjuseid, vaatame invaliidistumist, vaatame inimese elukvaliteeti, siis ikkagi, kui meil õnnestub varajaselt avastada need haigused ja neid hakata siis mõjustama, tähendab need inimesed, kellel on arterite jäikus juba suuremaks läinud, nendel on juba arterite seinas aterosklerotiline protsess hakanud arenema, siis see on tegelikult pidurdatav ja on neid meetmeid päris palju, inimene saab ise elustiiliga väga palju ära teha, on olemas selliseid ravimeid, millega me saame aidata. Ja kui inimene ise saab enda kohta teada, et minu arteril on konkreetselt juba viga olemas, et sinna on hakanud kogunema nii-öelda lupja või juba kusagil on hakanud mingisugune tromboosi protsess peale ja arteri seinas toimuvad põletikulised muutused ja meie näeme siis nagu summaarselt seda tulemust, siis see innustab väga tugevasti, et muuta tõesti elustiili, et hakata kehalist aktiivsust arvestama, et suitsetamisest loobuda, et vererõhku normaliseerida, veresuhkrut hoida korras, kolesterooli. Kõik need asjad, mis tavaliselt ei tule nii kergesti. Arstid usuvad, et just pulsilaine kiirus ja kuju on see, mis hakkab meile tulevikus võimalikult varakult teada andma, et meie veresooned juba lupjuvad. Pulsilaine on südame kokkutõmbumise tulemusel tekitatud rõhulaine, mis levib mööda veresooni südamest eemale. Liikumise käigus pulsilaine kuju muutub. Elastsetes ja jäikades veresoontes muutub pulsilaine kuju erinevalt. Pulsilaine kiirus on siis see kiirus, kui kiiresti laine mööda veresoone seina liigub ja see on igal inimesel natukene erinev. Ta on noorel inimesel suhteliselt madal, alla 5 meetri sekundis, alla 7 meetri sekundis ja vanusega ta tavaliselt tõuseb. See pulsilaine kuju sõltub veresoonte jäikusest, et noorel inimesel on see pulsilaine kuju ühesugune, siin on näha 2 lainet selles signaali kujus, samas kui meil on vanem inimene, kellel on juba veresooned on muutunud jäigemaks, siis see teine laine siit kaob ära ja see pulsilaine muutub selliseks kolmnurkseks. Et see on nii-öelda väga lihtsustatud seletus sellele pulsilaine kuju muutusele. Et tegelikult need
Pulsilaine kuju muutused on kindlasti sõltuvad ka teistest muutujatest ja seda me tegelikult selle uurimise käigus ka vaatame. Kusagil 98-99 tuli see teema meie instituuti, biomeditsiinitehnika instituuti ja algselt ta tekkis sellest, et tekkis huvi vererõhu mõõtmise vastu ja mitte lihtsalt mõõtmise vastu, vaid vererõhu mõõtmise vastu nagu pidevalt. Sest me saame mansetiga mõõta, me saame mõõte tulemuse seal paarikümne sekundi, kui me kiired oleme, poole minuti kohta, aga meid hakkas huvitama teema, et iga südamelöögi kohta võiks nagu vererõhku teada. Ja sealt me siis jõudsime järgmisele etapile, et igasuguse mõõtmisega, kui me mansetiga mõõdame, siis me pigistame need arterid kinni ja me segame seda loomulikku keha verevarustust. Ja üritasime siis võimalikult vähe mõjutada, me jõudsime siis optiliste meetoditeni, see tähendab seda, et me võtsime laseri ja üldse ei puudutanud arterit, vaid mõõtsime väljast naha pinnalt laserkiirega ja saime ka väga ilusad tulemused. Ja see oli siis nii-öelda kõige tulemus, et üldse ei ole nagu välist jõudu rakendatud. Ja sealt edasi jõudsime siis arterite jäikuse juurde, sellepärast, et kui me vererõhust räägime, siis südames vererõhu tekitab, see ju mõjub arteri seinale, arter läheb natukene jämedamaks ja kui palju ta just jämedamaks läheb, see sõltub sellest, kui jäik see arter on. Ja kuna siis niisugune parameeter nagu pulsilaine kiirus on otseses seoses sellest arteri jäikusest, siis tuli ka see pulsilaine kiirus nagu meie huviorbiiti. Ja algselt muidugi see pulsilaine kiirus oli suhteliselt eksootiline parameeter, arstid nagu seda eriti ei tahtnud tunnistada. Aga nüüd me võime öelda, et siin juba päris mitu aastat on Euroopa juhistes, meditsiinijuhistes niisugune parameeter sees. Näiteks kui me räägime optilisest mõõtmisest, siis on mitu võimalust. Üks võimalus on see, nagu ma rääkisin, et laserikiirega kombata arteri mehaanilist liikumist. Sest täpselt nii, nagu süda lööb, nii nagu see rõhk seal arteri sees muutub, täpselt samamoodi see arteri sein ka liigub mehaaniliselt. Ehk ta joonistab täpselt selle kuju. Teine võimalus on see, et me võtame optiliselt valgustame verd, mis on näiteks kõrvalestas või näpu otsas ja vaatame optilise anduriga teiselt poolt. Mida rohkem verd selles ruumalas on, seda suurem on läbipaistvus. Nii, kõigepealt ma paigaldan siis elektrokardiograafilise signaali jaoks elektroodid. Siis paigaldan kardiomikrofoni. Selles ruumis siin me siis salvestame uuritavatelt erinevaid füsioloogilisi signaale. Kõigepealt me salvestame pulsilaine signaale, selleks kasutame kahte erinevat meetodit. Üks on optiline meetod ja teine on siis mehaaniline meetod. Optilise meetodi puhul me kasutame siis fotopletismograafilist meetodit, selleks me kasutame optilisi sensoreid. Sensor siis koosneb LED-ist ja fotodioodist. Need me asetame siis uuritava sõrmele, otsmikule ja kõrvalestale. Siis meil on ka piezoelektrilised sensorid. Piezoelektrilised sensorid me asetame uuritava siis randmele, küünarnuki kohale, põluõndlasse ja suure varba otsa. Ja siis pärast nende signaalide salvestamist me lähme laborisse, siis toimub seal signaalide töötlus ja siis vastavalt üritame leida nendest signaalidest, signaali kujusid analüüsida ja leida sealt siis parameetreid, mis võiksid iseloomustada nende veresoonte jäikust. Et kõige ülemisel on siis näha optiline signaal, mis on registreeritud otsmikult, siis on optiline signaal, mis on registreeritud kõrvalestalt, siis on randme pealt saadud signaalse punase värviga ja siis on mõlemalt sõrmelt registreeritud optiline pulsilaine signaal ja siis on näha siin all ka punase joonega on näha pulsilaine signaal, mis on siis saadud
suurelt varbalt. Ja me püüame siis oma uurimistöö käigus, millega siin just Kristjan Pilt tegeleb ja teised doktorandid, püüame vastust leida, et miks on see pulsiline kuju muutunud ühe või teise haigusliku seisundi korral, kuidas on ta noortel inimestel ja et püüda sealt välja töötada selliseid parameetreid, mis annavad juurde midagi selle pulsilaine kiirusele ja samuti ka muidugi augmentatsiooniindeks on selline põhiparameeter, millel on juba praegu kliiniline tähendus olemas. Aga just selle kuju osas me tõesti loodame palju, et me saame täiendavat informatsiooni, mida me siiamaale veel ei tea. Et me oleme leidnud üles parameetrid, mis võiksid iseloomustada veresoonte elastsust antud signaalis kujus. On kindlasti erinevused sees siis diabeetide ja tervete vabatahtlike vahel ja samuti on tulnud meil ka erinevused sisse tervete vabatahtlike ja kes siis teevad füüsilist koormust ja nende vahel, kes siis ei tee füüsilist koormust. Et kindlasti nende tulemuste põhjal võiks väita, et tasub kindlasti sporti harrastada ja sellisel juhul on ka veresooned elastsed ja korras. On päris palju seadmeid olemas ja teadus eesmärgil kasutatakse neid päris usinasti, aga sellise screening testina või et me kõikidele inimestele saame teha, on neid vähem. Ka neid on juba olemas, aga jällegi on omad probleemid, et nad ei ole veel nii hästi ennast tõestanud, et nad tõesti seda jäikuse parameetrid õigesti määravad. Põhimõtteliseks läbimurdeks võitluses veresoonkonna haigustega oleks piisavalt odava, lihtsa ja tõhusa seadeldise väljatöötamine, millega saaks arterite seisukorda hinnata tavaprotseduuride käigus perearsti juures. Aga ikkagi preventiivne meditsiin on see, kuhu me peame suunduma, et selgitada välja need, kellel on kõrge risk, kellel on perekondlik risk, kellel on kolesteroolitase kõrge, kellel on veresuhkru muutused tekkinud, vererõhk on mingil määral võib-olla piiripealne juba ja siis kogu see risk annab kindlasti aluse selleks, et me peaksime uurima artereid. No praegu me kõigil inimestel seda ei saa veel teha, aga tulevikus võib-olla tulevad sellised lihtsamad meetodid ja ka miks mitte ka see meie meetod, et kui me saame sellise ikkagi piisavalt usaldusväärse tulemuseni jõuame. Ja siis on võimalik tõesti juba praktiliselt sama nagu vererõhu määramine kõigil inimestel määrata ka lihtsa meetodiga arterite jäikust näiteks. Kuidas saab insener aru, mida ta üldse peab arstile looma ja leiutama, kui ta ei ole õppinud meditsiini? Ja kuidas teeb insener arstile selgeks, mis tehniliselt üldse võimalik on? Eelkõige me räägime erinevaid keeli. Arstid ei saa aru, mida räägivad insenerid ja inseneril on väga raske aru saada meditsiinilisest terminoloogiast. Ja teiseks, meil on ka erinev loogika. Kui insenerid püüavad oma tehnoloogilisi lahendusi üles ehitada teatud inseneri loogikale, siis arstidel on see sageli hoopis erinev. Nad kasutavad oma kogemusi, intuitsiooni, mida on sageli sõnadesse väga raske panna. Ja selleks, et see koostöö sujuks, on vaja teatud kannatlikkust, samuti ettevalmistust. Biomeditsiinitehnoloogia on juba eksisteerinud aastakümneid maailmas. Eestis küll on see eriala suhteliselt uus. Ülikoolis hakati seda eriala õpetama 90. aasta alguses peale seda, kui Eesti sai iseseisvaks. Meil on kujunenud välja väga hea ja tihe koostöö ja kindlasti see on meditsiinis vajalik, sellepärast et meie pool, meditsiini poolt arstid näevad seda vajadust patsientidele uut ja paremat ravi välja mõelda ja nii edasi ja neid rohkem aidata ja kui me saame rääkida, diskuteerida inseneridega, siis sealt tuleb vahel väga häid ideid, kuidas neid paremaid lahendusi pakkuda, väga häid lahendusi ja kindlasti on ka meil pakkuda inseneridele seda keskkonda, kus nad saavad oma uusi ideid proovida ja katsetada. Ajalukku tagasi vaadates näeb, et nii mõnegi meditsiinitehnika leiutise autor on olnud lihtsalt tehnikahuviline arst.
selliseid on küllalt leidunud ka Eestis ning juba ammu enne seda, kui loodi vastavat koostööd koordineeriv Tehnomeedicum. Algselt need arstid olid meil niisugused asjast huvitatud arstid, kellel oli väga suur huvi nagu selle tehnika poole vastu. Ja niisugused arste on meil päris palju. Ja selliste arstidega koostöö oli niisugune mõlemapoolne initsiatiiv lihtsalt. Ja nüüd me oleme siis jõudnud nii kaugele, et 2006. aastast on siis meil nagu niisugune väljund sellel asjal, mille nimi on Tehnomeedicum, mis on ellu kutsutud just nimelt selleks, et arstide ja inseneride koostööd tõhustada. Ja see tähendab siis seda, et see on Tehnikaülikooli asutus ja selle asutuse töös siis võtavad osa erinevate haiglate arstid. Teaduses on väga oluline, et me tunneksime põnevust, huvi selle teema vastu, millega me tegeleme. Ja ma arvan, et seal on ka oluline osa sellisel soovil heita valgust tumedamatele, hirmutavatele aladele. Sest meditsiin on seotud haigustega, kannatustega, surmaga isegi ja hirmudest me vabaneme siis, kui me liigume nende suunas, mitte nendest eemale põgenedes, vaid me peame liikuma nende hirmude suunas. Thank you.